Ilmar Taska on tunnustatud filmimees, ent praegu elab ta üsnagi tormilist kirjaniku elu. Ja meiegi kohtume temaga, et visata kerge pilk raamatusse Pobeda 1946 ja kus mujal seda siis ikka teha, kui mitte ühes kirjanikumajas. Ja me kohtume temaga Tammsaare muuseumis. Tere, härra Taska! Tervist! Ja kui tore, et mind härraks nimetate, et ma ise ju tunnen ikka ennast nagu koolipoiss, aga põhimõtteliselt on tore, et me oleme ka siin niisuguses peenes interjööris, Tammsaare interjööris, kus on natukene hõngu ka sellest vaimust ja ka sellest keskkonnast, kus siis kirjanik elas. Minule alati meeldivad kirjanike majad, kui ma isegi reisin Pariisis või viimati Saksamaal käisin Grimmide maja muuseumis, natuke seda muinasjutumaalt lähemalt näha ja Ameerikas ma olen isegi üles otsinud William Faulkneri maja muuseumi ja käisin Hemingway maja muuseumis Floridas, kus on siis ainult järgi jäänud tema kassid või kasside järeltulijad, nad on kõik kuuesõrmelised, ütleme niimoodi, eks ole, et nad on eriliste käppadega. No vot, ise olete ju elanud sellist põnevat filmimehe elu ja nüüd olete ka sinna kirjanike ridadesse astunud, et kas te kuidagi nagu juba oskate ennast samastada ka nende kirjanikega? No ikka sellepärast, et ma ütleks niimoodi, et kõik kultuurivaimu inimesed, et me oleme kõik ju üks perekond, iseasi, mida sa parasjagu teed ja missugust loomingu külge sa kasutad, et muidugi, eks me oleme loomingulised igas eluvaldkonnas, aga jah, ütleme, film algab ju ka ikkagi stsenaariumist ja minu esimeseks töökohaks filmialal oli ka Tallinn Filmi toimetuskolleegium, kus ma siis toimetasin Eesti filmide stsenaariumid ja muidugi hiljem ka tähendab juba siis filmi tegemist. Aga jah, kirjandusega ma olen kokku puutunud lapsepõlvest peale, nii et selles mõttes see on olnud mingi osa mu elust alati. Et kas see on olnud siis selline nagu loomulik jätk, et stsenaariumi juurest kirjandusteose juurde? No ma ei teagi, kuidas need jumala teed käivad ja kuidas meid juhatatakse siia või sinna, sellepärast et ise muidugi ju käid ja eksled ka ja jõuad kuhugi. Aga lapsepõlvest peale tähendab esimene asi, mis ikkagi oli mingite luuletuste kirjutamine, mida sai ette loetud isegi Eesti raadios lastesaates ja hiljem Salme Reegi juures raadioteatris esinedes. Nii et sealgi tuli tähendab neid paberilehti käes hoida ja vaatada, et nad mitte ei krabiseks, et see krabini läheks mikrofoni, et kõik tuleks välja ikka niimoodi nagu tõeline eluline dialoog. Ja mis oli see, mis praegu sundis teid siis oma mõtteid hoopis ühte raamatusse panema? Raamatute tegemine on selles mõttes natukene lihtsam, kui ütleme filmi tootmine või midagi muud, selleks natuke odavam. Ja võib-olla on ka natuke rohkem sul õigust öelda, missugune see lõpp-produkt siis niimoodi välja näeb. Selle võrra tähendab, et muidugi on olemas ka toimetajad ja kirjastus ja see on kõik väga tore ja hea ja samuti kaanekujundajad, et Brit Urbla Keller tegi siin ka väga hea töö ja Varra kandis ju välja ilusa raamatu, nii et selles mõttes on see ikkagi kollektiivne töö, aga küllalt palju need sõnad, mis sa alguses ikkagi tähendab paberile paned, nad jäävad nagu kestma, kui filmide puhul sa ei tea kunagi, sest seda enam niivõrd palju on erinevaid loomingulisi impulsse, mida toovad kaasa ka näitlejad, operaator, helilooja, kõik teised, et see on alati midagi muud, mida sa päriselt ette kujutad. Aga kas raamat, et teie jaoks, et kui te seda kirjutate, et kas ta juba nii-öelda professioonist lähtuvalt jookseb ka nagu filmilindina teie eest läbi? Ta ei jookse mitte alati päris lõpuni, aga ma näen küll ka raamatusseene filmilikult ja seda on ka kriitikud esile toonud, et on need piltlikud või montaažilikud stseenid ja keegi vist Tõnu Pedaro isegi ütles, et on ka lõhnad tunda, tähendab lõhnakina ei ole veel senini olemas, aga seda on küll proovitud, aga seal on väga kallis lõbu.
aga jah, tõesti, et kui ma mingit stseene kirjeldan, siis ma kujutan ennast ikkagi seal sees või oma kangelasi ka küllalt piltlikult ja kujundlikult ja tõesti proovin kirjeldada ka sõnas erinevaid aistinguid. Et kui me pöördume nüüd natuke selle temaatika poole, et see on Nõukogude aeg, Pobeda, aasta 1946, et millest siis selline mõte ja valik? See on väga huvitav periood, see on murranguline aeg Eesti rahva ja Eestimaa elus, sest olid ju vaheldunud erinevad korrad, oli olnud Eesti esimene vabariik ja siis oli lühiaegselt Nõukogude võim ja siis oli Saksa okupatsioon ja nüüd tuli jällegi Nõukogude aeg ja tähendab, ega keegi ei teadnud, kauaks see jääb ja mis toimub ja tähendab, muutus ju väga ka olukord inimeste elus. Suur osa inimesi kolis välismaale, kes veel mingitele laevadele mahtusid, osa oli mingites armeedes või teadmata kadunud või Siberisse saadetud, nagu minu perekond, kes oli nii ema kui isa poolt saadetud ikkagi välja Eestist. Ja siis on samuti need sisserändajad, mis on jällegi tähendab huvitav teema, sellepärast et 1946. aastal tühistati nii-öelda sõidulubade süsteem, et ka lõpuks Nõukogude Liidu avarustest võisid inimesed hakata liikuma nende rongidega ja see oli meie lääne piir, tähendab kogu selle Nõukogude Liidu lääne piir, kus oli ikka natukene veel, eks ole, paremat kaupa ja teistsugust elu võib-olla ja teistsugust õngu. Nii et nagu nüüd osa migrantidest liigub lääne poole või lääne piiride poole, nii liikus siia ka palju rahvast Nõukogude Liidu avarustest, sest see oli tõesti see lääne piir. Et see on põnev aeg ja samuti, eks ole, perekondade ja sõprade ja liitlaste vahele langevad äkki mingisugused seinad ja raudsed eesriided ja selle võrra tähendab, on see midagi niisugust, mis heliseb ka kaasajas, sest kogu aeg kõik muutub, aga samuti on see jällegi ajalooliselt üks huvitav aeg ja periood Eesti maa arengus, mida ei tohiks ära unustada. Ja see teema on nagu selline igavikuline ka, et inimesed, kes on Nõukogude ajast pärit, et nendele tekitab see selliseid sügavaid nostalgilisi tundeid, et samas kui inimesed, kes väljaspool Balti riike lääne pool elavad, et nende jaoks on see lausa utoopia ja tihti isegi ei julgeta küsida asju selle teema kohta. Aga kas see raamat sisaldab ka näiteks teilt mingisuguseid mälestusi või pildikesi teie enda lapsepõlvest? Natukene küll, võib-olla vähem konkreetsest lapsepõlvest. Nii palju tõesti, et ma tähendab ise ka mängisin bussi puuriida otsas, nagu see poiss, ja kujutasin ette, et ma olen siis vapper juht, kes siis teeb žum ja kõiki neid hääli. Aga ja samuti, eks ole, tähendab midagi sellest ajastust ja kõigest ma olen ju muidugi noorem, nii et 1946. aastal ei olnud ma veel isegi mitte embryoon, aga jah, eks me kanname seda oma DNA-s ja ikkagi saame midagi ka ema piimaga ja tähendab, palju on ka muidugi minu ema, tädi mehe sugulaste mälestustes, sellepärast et nemad mäletavad seda aega hästi ja mu ema on veel senini väga selge mõistuse juures, kuigi 92 aastani ja ta jutustab päris huvitavaid lugusid. Nii et muidugi tähendab, kõik need lood on kuidagi kaudselt sellesse raamatusse kätketud ja muidugi ka arhiivimaterjalid ja palju muud. Samuti tahtsin ma näidata seda natukene ka teise külje pealt, mitte ainult Eesti vaatepunktist, aga ütleme vaatepunktist ka teiselt poolt seda raudset eesriidet või sealt poolt, kus me ootasime neid Inglise laevu, sellepärast on ka üks kangelane siis Inglismaalt ja tema vaatab seda siis sealpoolsest propagandaraadiost, kuidas need kõik asjad muutuvad ja olukorrad ja mis saab tema suhtest selle Eesti lauljannaga. Nii et see oleks võimalikult lai ja samuti on ka üks migrant tähtis kangelane Koandõk Kesk-Aasiast, kes saabub äkki siia valesse kliimasse ja teistsugusse ellu. Et teemasid on ju palju, mis senini kajavad
et selle võrra muidugi tähendab, ma ütleksin, et on tegemist rohkem koondportreega. Et tegelikult oli ju alguses tegemist üldse jutustusega, mis sai ühe preemia osaliseks ja seejärel siis tuli romaan, või siis tegelikult oligi kohe alguses mõte, et võiks romaani kirjutada? Ei, see oli tõesti alguses novell ja isegi jooksis mu silme eest läbi mingi lühifilm või isegi mingi filmiidee ja see novell, mis sai kirjutatud, tekitas huvi jah, Loomingu ajakirjas ja sai hiljem ka Loomingu preemia, mis on ju väga tore ja see nagu tiivustas edasi liikuma ja oligi ka üksikuid lugejaid, kes küsisid, aga mis siis edasi toimub, et novell ju alati lõpeb mingi väikse poendiga mingisugusel hetkel, ootamatul hetkel, et kuidas nüüd asi edasi liigub ja selle võrra tähendab, kui ma olin juba nagu sisse elanud natukene nendesse karakteritesse ja sellesse aega oli ju päris tore edasi liikuda ja edasi fantaseerida ja samuti uurida seda aega ja selgitada välja Pobeda olemus ja samuti selle nii-öelda võidu olemus, mida see endaga kaasa tõi. Ja selle romaani valmiskirjutamisega ei ole teie kirjaniku selline pöördeline või tormikas elu mitte lõppenud, vaid kõik keeb praegu ja teid on Londonisse kutsutud ja mis teid ootab seal Londoni sees? Ja see on tõesti päris huvitav praegu, huvitav moment, kirjanduslik moment minu elus, seepärast, et ühtepidi tuli välja uus romaan ja sai positiivset kriitikat ja isegi lugeja võttis selle omaks, kui nüüd vaadata Rahva Raamatu tänast Eesti kirjanduse top 10, siis ta seal ees tõesti kihutab see Pobeda. Aga samas tõesti jah, on ka väga tore rahvusvaheliselt, et mind valiti sel aastal nii-öelda Euroopa paremiku kogumikku, see on iga-aastane Best European Fiction ja siis 2016. aasta kogumikus on ka minu jutt eelmisest raamatust ja see raamat on ka tõlgitud juba hiina keelde, et see on ju alati tore, kui su jutud jõuavad ka väljapoole su oma rahvast ja oma keelt ja nüüd on muidugi tore Londonis seda tutvustada Londoni kõige suuremas raamatupoes, see on siis Waterstones Piccadilly ja nendel on alati väga uhked raamatuesitlused ja ta tõesti on niisugused keskne pood, et on kirjanikke, kes on öelnud, et sinna ei tohi isegi minna, sest et sinna võib palju raha jätta, kuna seal on kõik maailma raamatud ja selles mõttes on tore, et nüüd 10. mail Euroopa kirjandusfestivali raames tutvustatakse siis ka seda Best European Fiction 2016 ja toimub vestlus Rosie Goldsmithiga, kes on samuti väga tore ja huvitav kirjanduslik ajakirjanik, kes on palju kaastööd teinud BBC-le ja mulgi siin romaanis on BBC-st juttu, nii et selles mõttes on huvitav, kuidas jah, erinevad liinid satuvad elus kokku ja tõesti tähendab ühelt poolt tähelepanu siis väljapoolt ja teiselt poolt seespoolt, nii et ma pean ütlema, et kirjanikuna ma võin ennast küll päris hästi tunda. Aga oli selline mingisugune tähelepanu ka teie poolt kuidagi oodatud või on see, mis toimub, täiesti üllatuslik? Ma ütleksin niimoodi, et ma olen ju kaua juba tööd teinud, et lõpuks peavad ju tööd ikka vilja kandma, eks nad on kandnudki, tähendab, perioodiliselt. Kord teatris, kord filmis, kord televisioonis, et selles mõttes on ju tore proovida erinevaid alasid. Iseasi muidugi jah, et kui ma oleks algusest peale, koolipingist peale, otsustanud kirjanikuks saada, võib-olla ma oleks jõudnud veel kaugemale. Aga ju siis rahutus ja ma ei tea isegi, mis veel eksistentsiaalsed otsingud viisid mind ka kõikidesse teistesse valdkondadesse ja nii-öelda nüüd ma siin olen oma debüütromaaniga mitte esimeses nooruses, aga kindlasti need elukogemused ka teistes kunstivaldkondades on kasuks tulnud. Ja kas oodata on veel midagi kolmandat, midagi, mida te veel ei ole teinud? No seda tuleb mõelda, sellepärast, et saatusel võib alati olla üllatusi. Loodan, et nüüdsest ainult häid üllatusi,
aga loomulikult saab ju loomingulises valdkonnas teha palju erinevaid asju ja me tegime koos õega isegi kunstiinstallatsiooni hiljuti siin Kumus ja tähendab, tänapäeval need meediad ju ristuvad kõik ja põimuvad, et kõik on võimalik, aga samuti ma tahaksin jätkata kirjanikuna, sellepärast et on päris tore, kui sa saad kõik kujundid ka ise luua vahelduseks ja tähendab, et su meeskond koosneb ainult ühest inimesest, mis on täiesti võõristav mulle, kes ma olen alati töötanud suurtes gruppides, aga võib-olla tähendab, on see ka vahelduseks hea ja huvitav. Ja istudes nüüd siin kirjandusmuuseumis, ma mõtlen, et on vahel ka hea töötada introvertselt ja tähendab teha neid ekskursioone oma peas, oma mälus, et nad kõik ei peagi toimuma kogu aeg nii-öelda ümbritsevas materiaalses maailmas. Aga suur aitäh, härra Taska, minuga siin kohtumast. Suur tänu, väga armas, et te mu leidsite ja me leidsime nii toreda koha, kus siin Kadriorus istuda kevade alguses ja see on tõesti tore, et teie naeratab vastu ka akna tagant. Ja teile ka, et raamat on raamatupoes täitsa saadaval ja tagasiside on publiku poolt ju olnud suurepärane ja head teed raamatupoodi.